Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu on tulnud Tallinnasse kokku juba teist korda, tähistamaks suurpõgenemist Nõukogude terrori eest. Käesoleval aastal tähistame 75. aastapäeva ja pean ütlema, et kõige noorem põgeneja, kes oli aastane tollel ajal, saab 76-aastaseks. Oleme jäänud hiljaks ja see on viimane aeg. Eelmine aasta Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu kuulutas välja, et ta soovib saada seda tähtpäeva Eesti rahvuskalendrisse. Ja selleks andis sisse palve Riigikogusse ja valitsusele, et me saaksime selle kuupäeva 19.9. panna Eesti Vabariigi kalendrisse. Sellel aastal oli juubel ja selle tõttu ka toimusid mitmed üritused. Tegelikult tervelt 4 päeva ja need üritused toimusid mitte ainult Tallinnas, vaid ka Tartus. Nad toimusid Keilas, Haapsalus, tulevad veel Saaremaal, Hiiumaal ja ka Põlvas. Tundub, et Eesti rahvale on see väga tähtis, sest loomulikult, kui põgenes 75 000 või 80 000 inimest 1944. aastal, siis igalühel oli ju veel omad sõbrad, omad sugulased ümberringi, nii et see mitmekordistub, see arv. Meie üritustele tuli nii eestlasi, kes ei olnud põgenenud, kui ka neid, kes olid põgenenud ja kes juba 90-80 aastasena siiski said veel külastada meid. Avaakordi tehti Jaani kirikus Roman Toi näitusega. Õhtul toimus tantsupeo muuseumis ühine näitus Ühendusmaaks on Eesti. –19. septembril avati kell 1 Tallinna Ülikooli akadeemilises raamatukogus näitus kirjandusest, ajakirjandusest ja ka Balti ülikoolist. Kohale tuli väga palju inimesi, väga palju huvilisi ja iga päev käib neid üha rohkem vaatamas. Suurepärased fotod, suurepärased kirjandusväljapanekud. See on ka üks suurimaid meie väliseesti kogusid Eestis. Järgnes Vabaduse väljaku kontsert kell 5, kus laulsid Ivo Linna, kus oli Tallinna poistekoor ning asetati pärg Vabaduse väljaku risti juurde. Ja õhtul kohe sellele järgnes mälestusteenistus Jaani kirikus ja lahkel Eesti Evangeelse kiriku toel helistati üle Eesti kelli. Meie inimeste rahvustunne ja isamaa armastus ei ole kunagi sõltunud sellest, kuhu nende elu ja meie ajalugu on nad viinud. Neile, kes ootasid ja lootsid, kodumaal põgenenud armsad ühel päeval jõuavad taas koju. Õnnistagu sind ja hoiku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armumine. Ta lendab lillest lillesse ja lendab mesiku poole ja tõuseb kõuepilv ülesse. Ta lendab
20.9. toimus üks viimaseid üritusi ja see oli Vabamus, kus näidati Merle Karusoo näidendit 1944 sügis. Kuidas see psühholoogiliselt sulle on mõjunud? No nii üleüldse, kui sa tegeled mäluga ja mälu kaardistamisega. Kumna mälestuskivi, kus siis mälestati neid Eesti sõjamehi, kes andsid oma elu selleks, et Eestimaalt said paatides, viimastest paatides minejad veel põgeneda ka 22. ja 3. septembril. Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu on tänulik, et Eesti Vabariigi valitsus on hakanud üha rohkem huvi tundma väliseesti ja nende tegevuse kohta ja samuti ka ühendamaks need kaks Eestit, mis olid eraldatud üksteisest võõrvõimu poolt pikkadeks aastateks. See on tähtis, et igal aastal oleksid kirikukellad ja lipud heisatud sellel päeval, see tähendab 19.9. Et see ei ununeks ja ei kaoks mälust, see, mida püüti 50 aastat Eestis meil unustusse viia. Mälestagem neid ja väärtustagem oma ajalugu.